alas. see juhtus jälle. Okei, las olla siis. Okay. Nii, me sõidame liftiga alla nüüd. Jaa! Aga vaata imelist teist ilma. Kõige tähtsam on ikka mu müts. Tere ilusat õhtut. Ma ei tea, kas te kuulate mind, aga siin on veits lärmi. Tere tulemast Keili. Keili teeb väikest salavisiiti Eestisse. Nii, aga mul on sulle 3 küsimust. Räägi mulle, mis tätoveering see on, mida ma nägin, mis videos oli? See on tätoveering, mida tegelikult keegi ei tea, mis see täpselt on. Keegi teavad, et ma tegin tätoveeringu, keegi ei tea, mis see on. Aga ma nimelt esiteks kasutasin valget tinti. Ja tähendab seda, et see mitte ei ole see karjuv must tatokas, mis igal ühel tänaval on, vaid mul on tegelikult valge tatokas ning selle tatoka põhimõtteks on üks sõna ja siis on seal väike kroon ja siis selleks sõnaks on tegelikult nevertheless, mis on see ingliskeelne sõna, mida tegelikult väga vähesed kasutavad, aga kui tõlkida otsa, siis eesti keeld on ta justkui sõna siiski või siin öelda teistmoodi inglise keelde panna siis nagu no matter what. Sellel on minu jaoks väga-väga tähtis tähendus, aga ma siis selle jätkan hetkel enda teada. Nii et jah, mul on siin ilusti kirjutatud nevertheless ja siis on väike kroonikene. Kas sa tahad näidata seda? Ma ei saa seda tatokat siin näidata kahjuks. Okei. Küsimus number 2. Kumb sulle meeldib? Kas sulle meeldib rutiin või sulle meeldib selline chill? Tead, selle kohta on see, et sõltub täiesti olukorrast ja sõltub rutiinist. Kui see on selline regulaarne rutiin, näiteks töö, kodu ja trenn ja siis mingi hobi, siis on see fine. Aga kui me räägime näiteks ainult töörutiinist, mis on mul hetkel Hispaanias, mis on see rutiin, et 6 ööd töötad nädalas. See juhtus jälle. Okei, las olla siis. Okay. Amazing. That's amazing corner. Anyways. Nii, räägime siis niipidi. Aga kui rääkida sellest rutiinist, mis on mul Hispaanias, mis on siis 6 ööd nädalas töötan, 1 öö vaba, siis see rutiin mulle ei meeldi. Siis see on see koht, kus ma tahaks rohkem chillimat võtta. Ja et julgeks siis öelda, et siuke kontrollitud chill olukord on selline tore. Et miski on nagu kontrollitud, aga samas on ka seda aega, et saaks lihtsalt chillida ja vaadata, mis elu toob. Õige. Ja nüüd 3. küsimus ja seda küsimust küll Keili ära ei arva. Nii et 3. küsimus oleks, milline on sinu soovitus inimesele, kes läheb fotosessioonile? See on väga hea küsimus. Kindlasti ma ütlen, et fotosessioonile minna siis, kui sa päriselt seda tahad ja sa päriselt tahad mingit emotsiooni jäädvustada. Mitte lihtsalt, et keegi ütles, et on hea fotograaf, davai lähme, aga päriselt see, kui sa tahad midagi jäädvustada või sul on päriselt see vibe, mitte et sa ei sunni ise ennast pildistama minema, sest et seal on vahel selles, kas sa lähed naudid seda photoshooti või siis on see, et sa justkui sunniviisiliselt pead seda tegema. Nii et minule see meeldib, mina võin iga kell pildistada, aga ongi need, kes natuke võib-olla kardavad seda fotograafi, siis mitte midagi pole karta, sa saad endale väga lahedad mälestused, aga pigem teha see kindlasti siis, kui sa seda päriselt tahad, mitte et sa actually sundid ennast seda tegema, et okei, välja arvatud siis passipilt, see on see, mida me peame sundima ennast tegema, aga kui see välja arvata, siis minna pildistama siis, kui sa päriselt tahad, siis sul on see nagu feeling. Vot ma olen nõus sinuga. Aga see on siis tänasesse kõik. Lähme ja naudime ilusat Eesti vihmas suve. See ei ole tore. Ma tahan tagasi Hispaaniasse. Seal on 35 kraadi sooja ja päike. Kuule, anna osa päikest siia. Ma üritan teile postiga saata, kui ma tagasi lähen. Okei, tšau! Meie imeilus Eesti ilm. Juhu!